selles metsas on nagu väga veidrat värki palju. Ja järgmisel päeval naasesid nad sinna. Jesus. Seal oli mitu meest, kes istusid laua ümber, vaatasid mingeid pabereid ja vaidlesid omavahel. Ehk siis, kuidas sai kell minna 7 keskööni mõne minutiga? Tere, head külmavõristajad ja kikimaaride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja me oleme hullumas erinevatel põhjustel, aga ma loodan, et kui me nüüd selle saatega hakkama saame, siis me saame vähemalt teile pakkuda toredat meelelahutust samal ajal, kui me ise hullume. Jah, see juba on pool võitu. Tänane saade on teie õigemini Patreonide valitud teema lajanihked ja ma tegelikult oleksin tahtnud, et mul oleks olnud rohkem aega uurimistööd teha, aga ise ma selle teema sinna välja panin ja oleks võinud arvestada, et praegu on kõige kiirem aeg koolis üldse ja töödega, aga nõnda ta läks, et minu lood on kõik täna ühest allikast ja otse inglise keelest ma hakkan teile tõlkima, nii et kui ma koperdan, siis pange see kõik selle süüks, et mu aju ei tööta enam. Ma püüan su kinni, kui sa kukkuma hakkad. Jah, püüa kinni. Mitte nii nagu see silt, mis kukkus eelmine saade ja ma ei ole teda jõudnud tagasi panna, sest et... Aga see on ka päris nice. Mõtlen ka, et on ka päris nice. Aga läheks kohe lugude juurde, mis sa sellest arvad? Või meil ei ole vist mõtet seda üleskutset saates teha, sest et... Ei, palun ei. Meie kanalites juba nägite üleskutset, kes on sellele reageerinud, me väga täname ja me suhtleme otse inimestega, kes on meile kirjutanud, aga suur aitäh teile. Ja seni veel, enne kui aasta läbi saab, siis saavad otsused tehtud ja veel 2 viimast kuulajakirjade saadet, mis meil aasta kokku võtavad, paneb siis meie armas nünnukollised kokku. Aga täna siis ajanihete lood. Ja minu esimene lugu tuleb Quorast, selline kasutaja nagu Sunshine Rain on kirjutanud. Kui ma olin veel noor tüdruk, siis mulle meeldis oma aega käia metsas. See mets asus meie mäe lähedal ja me alati leidsime sealt igast veidrat värki. Näiteks oli seal mitu tühja basseini, mis oli täis, või kus siis nagu need skateboardijad oma nende ruladega ja sõitsid. Siis me leidsime ühe hästi suure kotkapesa. Seal olid mingid täiesti suvalised lagunenud majakesed, seal oli üks vana kalmistu, mõned kivid olid nagu ümber lükatud, hästi palju marjapõõsaid ja keegi ei uskunud meid, kui me rääkisime, et selles metsas on nagu väga veidrat värki palju. Aga üks tüdruk ükskord tahtis seda näha, nii siis me võtsime oma lõunasöögi kaasa ja läksime siis teele, et talle näidata kõiki oma avastusi. Meile tundus, me tunneme seda piirkonda päris hästi, sest et meil oli kõik need nii-öelda siis need teetähised, mida me olime nagu varem märganud, aga mingil hetkel me saime aru, et me oleme eksinud. Me jõudsime ojani ja otsustasime mõnda aega mööda seda oja käia. Ja mu õde ja meie sõber otsustasid, et nad lähevad siis lihtsalt vette, et ennast nagu jahutada. Ja mina otsustasin, et ma kõnnin natuke mööda seda ojaperve edasi. Mingil hetkel jõudsin ma siukse väikse nagu aasakeseni ja märkasin, et seal seisab siuke vana roostes auto. Ma läksin seda muidugi uurima, sest et see tundus nagu mingi üliäge leid, et kuidas see auto siia üldse sai. Ja ma läksin siis teisi tüdrukuid tooma, et tulge vaadake ka. Ja kui ma auto juurde tagasi jõudsin, siis ma märkasin, et see ei olnud enam roostes, vaid nüüd oli see täiesti täiuslik ja sätendas päikese käes.
What? see paistis, et see oli nagu mingi Bel Air või mingi sarnane mark. Ja mitte ainult seda, selle kõrval seisis üks teismeline poiss, tal olid jalas teksapüksid, tal oli valge T-särk seljas ja seisis auto kõrval ja naeratas. Siis ta hakkas rääkima, et tüdruk, mul on väga hea meel, et ma sind näen siin praegu, sest et ma olen nagu väga segaduses. Ma ütlesin talle, mis mu nimi on ja küsisin, et kuidas ta siia sõita sai. Ja siis see küsimus tundus tema jaoks olevat nagu väga segadusajav. Ta ütles, et muidugi ma tulin mööda teed ja siis näitas sõrmega otse mingi puu suunas nagu. Ja ilmselgelt me nägime mõlemad nagu erinevaid asju. Ja ma siis ütlesin talle seda. Ja tema ütles, et ta läks oma tüdruksõbraga tülli ja see tüdruksõber siis jooksis minema ja nüüd ta siis otsib teda taga, et ta saaks ta koju viia, sest muidu isa saab väga pahaseks. Ja siis ma ütlesin ühe korra veel, et näita mulle seda teed, kust mööda sa tulid. Ja siis tema vastus oli, et noh, niipea kui me koos selle mu tüdruksõbra üles leiame, et siis ta näitab mulle, kus see tee on. Nii siis ma lubasin, et okei, ma aitan sul su tüdruksõbra otsida ja ta küsis, et huvitav, kas nemad ka mind näevad? Ja ma pidasin seda väga kummaliseks küsimuseks. Sellel hetkel hakkasime tagasi minema oma nagu sõprade juurde, aga miski minu peas nagu klikkis, et see kutt ei ole kas inimene või siis kui ta on inimene, siis on ta kindlasti surnud. Oi jumal küll. Rääkisin juhtunust oma õele sõbrale ja me läksime koos tagasi. Nad märkasid samamoodi seda roostest Bel Airi. Mina nägin, et see on ilus läikiv heas korras Bel Air ja et see poiss jätkuvalt nõjatas nagu vastu seda autot ja naeratas ja ütles, et ma saan su koju viia, aga enne ei saa, kui me mu tüdruksõbra üles leiame. Ja teised tüdrukud lihtsalt käisid mööda või noh, ümber selle auto ja lihtsalt uurisid, mis seal on. Ja siis see poiss ütles mulle, no näed, ma ütlesin ju sulle, et nad ei näe mind. Aga kust ta teab? Ma ei tea. Ja siis sel hetkel ma hakkasin röökima ja jooksin elu eest. Ja kui ma jõudsin metsa, siis ma nägin, et see oli täis ilusaid majasid. Umbes 10 aastat tagasi, seal see lugu nüüd lõpeb siis, ehk siis ta jõuab nagu tänasesse päeva, kus ta siis 10 aastat tagasi võttis Facebookis ühendust selle tüdrukuga, kes nendega kaasas oli tol päeval. Ja see tüdruk rääkis talle, et paljud aastad hiljem sai ta teada, et see ala, kus oli see mets, oli siis omal ajal mingi siuke resort nagu, aga kuna see kuidagi rahaliselt ei saanud hakkama, siis lihtsalt see nagu koliti sealt ära ja siis kasvaski nagu metsa nagu täis ja et see oligi nagu maha jäetud mingi siuke resort. Ja ma küsisin talt, et kas ta kunagi nägi seda Bel Airi veel ja ta ütles, et kui ta oli teismeline, siis nad läksid kogu aeg käisid seal metsas seda otsimas ja vahepeal nad nägid seda roostes Bel Airi ja vahepeal ei näinud. Ja vahepeal mõned lapsed nägid, et see on uus Bel Air ja mõned nägid, et see on roostes Bel Air. Nii et ja ta ütles, et need lapsed, kes sellest Bel Airist teadsid, ühesõnaga nad ootasid seda, et kunagi see Bel Air sealt metsast ka välja tuuakse, sest sinna hakati mingil hetkel uusi maju ehitama. Aga see Bel Air ei ilmunud mitte kunagi välja. Nii et ma ei tea, kas see on ajanihe, ma ei tea, kas see on kummitus, on kindlasti ajanihe, aga võib-olla ka kummituslugu. Täiega creepy värk nagu, kuigi mulle meeldib see idee sellest noorest kutist seal auto najal nagu kuidagi ajastud ruud. Aga veits nagu PDF fail selles mõttes, et nagu miks sa küsid väikse võõra tüdruku käest, et tule kaasa muga. Fucking weird. Mina võin teid täna seiklusele, lähme reisile. Ja lähme siis Põhja-Hispaaniasse,
kus siis 3. oktoobril 1979 alustasid siis 2-nädalast autoreisi sellised inimesed nagu Len ja Cynthia Gisby ja Geoff ja Pauline Simpson. Ja ühel õhtul nemad siis otsisid ööbimispaika ühest väikesest linnast, mis siis asub seal Prantsusmaa kagupiirkonnas kuskil. Ja hakkasid nagu linnale lähemale jõudma ja ööbimiskohta oli vaja vaata. Ja siis nad leidsid mingi motelli kuskil tee ääres, kus ei olnud kahjuks ühtegi vaba tuba. Ja motelli töötajad siis soovitasid neil sõita mööda üht kohalikku teed pidi, mida siis turistid enamasti ei kasuta, kus nad siis võiksid hotelli leida. Ja varsti avastaski siis terve seltskond, et selle linna kitsastel tänavatel seisid vanad majad ja teeäärsetel nendel reklaamtahvlitel reklaamiti niisugust old school tsirkusetendust. Muidugi. Ja seepeale sattusid nad ühe hotelli ja politseijaoskonna juurde. Läksid siis hotelli. Suhtlemine oli keelebarjääri tõttu väga keeruline. Ja see hotelli sisemus oli täis hästi vanu, siukseid puidust mööbliesemeid, ühtegi kaasaegset mugavust seal ei olnud. Ehk siis põhimõtteliselt kõik, mis seal oli, andis siukse fiili, et see koht on nagu kuskilt minevikust pärit, et see ei ole nagu reaalne, et tänapäeval mingi siuke asi on. Samamoodi siis magamistoad olid hästi vana moodsad ja akende ees olid näiteks siis klaasi asemel puidust luugid, mis nagu Samas Prantsuse väikelinnades mitte nii ebatavaline nähtus. No jah. Ja ustel olid siis lukkude asemel puustriivid. Ja vannituba oli siis jagatud seal hotellis. Ja pärast asjade lahti pakkimist suundusid nad siis söögituppa, neile serveeriti seal kohalik õhtusöök ja jõid kõvasti kohalikku õlut ja järgmise päeval naasesid nad sinna. Jesus. Samasse kuradi restorani hommikusöögi. Võiks arvata, et sina oled päev otsa Liivimaa Henriku kroonikut lugenud, mitte mina. Kinda, võib-olla mingis mõttes. Igal juhul siis nad sättisid ennast minema ja lahkumise ajal siis küsiti neilt vastuvõtust 19 franki. Ja härra Gisby siis püüdis nagu selgitada, et kuulge, et ma maksan kõigi 4 toade eest, mis me võtsime, et me kõik sõime siin, et nagu kuidas nii vähe. Aga hotellis see töötaja ütles, et ei, hind on õige. Nii on. No ära vaidle. Ja siis Hispaaniast sinna Inglismaale tagasi sõites otsustasid nad uuesti sellest hotellist läbi käia. Ja nad leidsid üles õige tee otsa, sõitsid mööda sama tänavat, möödusid nendest samadest tsirkust reklaamivaatest siltidest, aga hotelli, nietu politseijaoskonda, nietu seda tänavat, nietu mitte midagi sellist enam ei olnud seal. Ja siis nad üritasid lähikonnas olnud inimestelt küsida, et nagu, what? Kus see hotell on? Ja siis tuli välja, et mitte keegi ei olnud mitte kunagi sellisest hotellist kuulnud. Ja nad siis ikkagi ei andnud alla ja otsisid muudkui sügasid edasi-tagasi sama teed mööda seal, aga ei miskit, ei mingit hotelli. Ja lõpuks olid nad üsna segaduses sellest kõigest, andsid alla ja läksid siis, võtsid ühes teises linnas, teises hotellis toa, mis läks neile märksa kallimaks maksma, ehk siis 247 franki. Nagu tänapäeva hind on ju. Ja ühesõnaga nad arvasid, et kõigele sellele ikkagi on nagu mõistlik seletus. Aga siis nad jõudsid reisilt koju. Ja siis oli vaja fotosi ilmutama hakata. Ja siis selgus, et kõik selles hotellis või sellest hotellist tehtud fotod olid kadunud. Neid ei eksisteerinud. Ehk siis
kõik ülejäänud pildid, mis nad olid teinud reisi ajal, olid täiesti normaalselt nagu ilmutatud, nad said kätte need. Aga need, mis hotellist tehti, neid ei olnud. Ja nemad siis olid täiesti nagu munud kõik, rääkisid oma tuttavatele, mis toimus ja nii see lugu vaikselt hakkas levima ja siis lõpuks lõpetas see ajalehe veergudel ja siis niisugune ajakiri nagu The Unexplained Magazine 81. aastal siis ka avaldas igavese loo sellest müsteeriumist koos nende inimeste fotodega, mille võib-olla äkki lisab kuskile siia loo kanti ka enne, kui meelde jääb. Jah, sest et sul on suur õnn monteerida sellel nädalal. I can do this. Jaa, sellepärast, et eelmisel nädalal me veetsime tõelises monteerimispõrgus. Nüüd läheb natuke tempo normaalsemaks monteerimise osas, sellepärast, et sel nädalal laupäeval linastub siis YouTube'is selle Tondijahi viimane hooaeg, kus on siis, kus me Grete Nete ja Karpoviga koos keldris saame ikka päris pööraseid, ikka väga palju pööraseid asju juhtub seal. Ja see oli wild ja Patreonid muidugi juba näevad seda, et see on üks hea põhjus, miks meie Patreoniga liituda. patreon.com/kikimoorid ja sinna paneme oma saatemärkmed, pollid, uudised, näitame loomapilte, anname sarja filmisoovitusi. Ja nüüd, kui meil Tondijahi hooaeg on läbi saanud, hakkame sinna panema regulaarselt üles ka siis musta materjali, saate siis ka teie olla tondikütid ja vaadata, kas meil jäi midagi kahe silma vahele. Ehk siis nautida seda, kuidas meie saame nautida seda, et sellist passid ja vaatad mingid tundide kaupa materjali läbi. Ja kusjuures mina tundsin juba täiega puudust eile sellest nagu, sest ma olin nagu, mis ma nüüd teen, hakkaks monteerima, siis oli nagu, mida? Mine ülikooli ja siis sul kaovad ära sellised ebapühad. Kuule, kõrvalt vaadates seda kõike, siis ei aitäh, ei soovi. Ja, aga lisaks kõigele muule siis loeme igas saates ette ka teie ehk siis meie Patreonide nimed, sest et me tahame teile aitäh öelda. Ja kes ei tea veel seda uut läbivat nalja, siis te saate muuta oma nimesid, kuidas me neid ette loeme ja minu kallim kasutab seda täiega ära, iga nädal lubab muuta. Ma ei tea, kas ta sel nädalal on jõudnud. Aga, no selge. Igal juhul siis suur aitäh vippkülmaväristajatele Indrek, Pillerin, Mumm ja Volkergeist, Keit. Oh my god. Mis asi? Okei. Ja suur aitäh ka vippkülmaväristaja Anne-Mai, enne kui ma nüüd üritan dekodeerida seda, mis siia kirja on pandud. Daniel on siis pannud oma nimeks sel nädalal, kõigepealt on taki emoji, sest et ta kasutab seda, kui ta mu poole pöördub, taki on ja 2-in-1, paljud teavad ja usuvad sellesse ja siis selle lõpus on musi emoji ja see 2-in-1 viitab minu jõulukingitusele. Ma arvan, sest et see pidi olema 2-in-1 ehk siis jõulu- ja sünnipäevakingitus koos. Ja tõesti paljud teavad, nagu ma aru sain ja ma ei tea, kas te siis usute sellesse või ei, aga nagu lõpetage. Ma juba ütlesin sulle, Matrjoška on see. Matrjoška, just, lõpetage mu kiusamine. Aga aitäh ka Kikide sõpradele, kelleks on kummituse emoji Hufflepuff ja ükssarviku emoji ja pendliheiks. Ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Kräkiga. Kuidas seda lugeda? Okei, see on issand sült, seejuures üks S-idest on sulgudes, nii et siis ja mulle meeldib isand sült nagu väga. Isand sült või issand sült. Aitäh Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini, Kräkiga, Kadja, Oliver, Krista, Viirastus, Väike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, Kumitsemoji ja Kõrvitsemoji, Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu, Marta, Friida, ilma Y-ita, Ilona, Anne, Tondiste ja Kristin, sest et ma pean kohe ajavastama või nõuskama. Nüüd on sinu kord. Ja aitäh Miila, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, Elisabeth, Helen, Karena, Hundi, Kiisu, Miisu, Statoil, Forever, Lõviplika. What?
keegi ütles Statoil Forever või? Jaa. Yeah! Siis aitäh, Gretsud, Jahna from the moon, Kristel, Kelly, Bell, Krattu, Käti, kolmas Liina. Literaali on kirjas kolmas Liina. Sirel, Madara, Kiku, Krissu, Heili, Eveliine, Hiie, veel üks Eveliine, Liisandra ja siis Haanja kõrgustiku alpinist. Mul hakkab see järjest rohkem meeldima, ausalt, need on parimad. Ma küsisin nädalavahetusel ühelt sõbralt, kes ka meid kuulab, et kas see käib nagu pigem talle närvidele või on see naljakas, ta ütles, et mega naljakas on, nii et väga Laske edasi. Laske edasi. Kellel ei ole naljakas, siis pange aina see 15 sekki kirjagi edasi, kuni te jõuate järgmise looni. Jaa, üldiselt ärge unustage, et meil on ka www.kikimoorid.ee ja kikimoorid@gmail.com on veel tõesti viimane hetk saata jõuludega seotud lugusid või ka niisama lugusid, kui te tahate, et neid arvesse võetakse. Kuigi me ei saa kunagi garanteerida, kas need jõuavad saatesse, sest et Lisette teeb oma valikud. Sel kord veel, Lisette. Aga järgmine lugu on samuti koerast kirja, on selle pannud Lisha Vidler. Ma arvan, et äkki nii siis hääldatakse. Külastasime abikaasaga Linlithgow lossi Šotimaal. See toimus mitu aastat tagasi. See oli koht, kus sündis Mary Queen of Scots ehk siis kuninganna Mary ja paljud teavad tema väga traagilist lugu. Ühesõnaga, ta natukene siin räägib seda Mary ajalugu, aga ma ei suuda, mu ajaloolase aju ei suuda seda praegu tõlkida, aga igal juhul see loss siis, kus ta oli, see autor, Lisha, et see siis oli tegelikult mingil hetkel tulekahju läbi teinud ja tegelikult üsna nagu hävitatud, ehk siis kui nad seda külastasid, oli ta suhteliselt varemetes. Ja siis Lisha räägib, mul ei olnud imelikke tundeid, kui ma seal viibisin. Mul oli lihtsalt siuke suur kahetsustunne, sest et ma nägin, kui suursugune kunagi see hoone on olnud, aga ometi on see nii kaua olnud hüljatud. Mu abikaasa otsustas, et ta läheb ja avastab natukene mis iganes kohti seal müüre, ühesõnaga neid lossimüüre. Ja kuna mulle kõrgused ei meeldi, siis eriti siis, kui tegemist on väga kitsaste ja iidsete treppidega, millest ronida, siis ma jäin maapinnale ja jalutasin niisama ringi. Ma olin selles lossi osas üksinda, oli külm, väga siuke vihmane päev ja peale meie oli võib-olla 1 või 2 teist turisti seal veel. Ma astusin sisse millessegi, mille kohta ma arvan, et see oli see põhiline suur saal, Great Hall ühesõnaga. Põrand oli kaetud siledate kividega, aga kõik ülejäänu oli nagu üsna nagu kulunud. Et oli näha, et seal olid nagu mingid nagu carvingud. Vabandust, mul lihtsalt mu aju ei tööta nagu. Aga tuul ja vihm olid need hävitanud, seal ei olnud ei mingit katust, lihtsalt õhk taevas ja see tegi mind ääretult kurvaks. Ta on lisanud ka pildi, mille ma saadan siis Heidile montaaži jaoks. Ja siis ühtäkki ei olnud see enam kulunud kivi, seal oli lagi, mis takistas päikesevalguse sisse tulla, seal oli massiivne kamin, kus põles tuli, seal oli väga kaunis puidust laud keset tuba, seal oli mitu meest, kes istusid laua ümber, vaatasid mingeid pabereid ja vaidlesid omavahel. Minust kõndis mööda väga väsinud ilmega teenijatüdruk, kes kandis puuviljavaagnat ja
selle laua kaugemas nurgas siis istus naine tumedamate juustega, kes kandis punast kleiti ja kes oli nagu ilmselgelt endast väljas. Ja kuna ma olen ise sihuke algaja ajaloo kostüümide õmbleja, siis mulle tundus, et see riietus ei sobinud nagu selle kuninganna Mary ajaga kokku, aga oli väga raske midagi öelda, sest et kogu see, nagu see, mida ta nägi, oli nagu samas nagu läbipaistev ka nagu, et ma nägin läbi inimeste ja ma nägin nagu mööbli, justkui nad poleks päris nagu täielikult seal. Ma olin nii šokeeritud, et ma ei teadnud, mida teha või mõelda. Ma lihtsalt vahtisin seda kõike nagu segaduses ja muidugi väga suure huviga. Möödus võib-olla umbes 30 sekundit, kui see kogu see stseen lihtsalt mu silme ees kadus ja ma kiirelt siis leidsin paar sükest nagu astet, mille peale ma sain istuda. Ja kuna ma ei tea piisavalt Šoti ajaloost, siis ma ei osanud arvata, kes need inimesed seal olid ja miks nad nii endast väljas olid. Ma ei usu, et nad olid kummitused, sest et ma nägin ka nagu elutuid objekte, ma nägin mööblit ja kõike sükest muud. Ma arvan, et see oli lihtsalt moment ajas, mis kuidagi nagu tuli nagu minu aega üle. Või siis oli see mingi väga emotsionaalselt laetud moment, mis millegi pärast oli jätnud maha sellise nagu imprinti endast. Igal juhul on see midagi, mida ma ei unusta mitte kunagi. See on crazy. Tahan kohe teha sellist asja. Ma tahaks üleskutse teha, et kõik teie, kes te meid vaatate, siis teil on, Spotify saab ka meid kommentaare jätta ja kuulata, siis palun pange nüüd sest alates iga episoodi kommentaaridesse, mis kellaajal teie kuulsite seda nähtamatut ust taas kriuksumas, sest see oli jälle või? See toimub endiselt ja selles mõttes, et me võtsime vaata need heliread välja ja ma tõesti kuulsin, et see tuleb minu helirea pealt, ehk siis miski nagu minu mikrofonis salvestab seda. Aga ma olen siin mitu korda liigutanud mikrofoni ja see pole see on ja isegi kui ma nagu ei, see on hoopis midagi muud. Igal juhul pange kommentaaridesse palun minutid, sekundid ja siis on endal ka põnev kuulata. Võib-olla see on ajanihe, võib-olla see on lihtsalt siin ju elasid vanasti ohvitserid on ja, et võib-olla siin lihtsalt kriuksutavad nad oma uksi, kui nad ringi käivad. Ja, võib-olla. Nii, mina viin meid nüüd Utahasse, USA-maale ja seal tuleb siis sükene lugu. Olen oma elus kogenud väga palju ajanihjete moodi asju. Just hetki, kus alguse ja lõpu vahel on palju rohkem aega, kui selle ajaraamis toimunu suudaks tegelikult nagu selgitada. Oh no. Ehk siis näiteks a la 10-minutiline jalutuskäik, mis võtab tegelikult 4 tundi. Olen neid endale hoidnud, sest mina olin ainus pealtnägija. Ja kui hakata kaaluma, kas tegu oli millegi üleloomulikuga või lihtsalt sellega, et ma olen peas segi, siis mu väljavaated ei tundunud just kõige paremad. Aga see oli teistsugune. Seekord oli mitu pealtnägijat ja kõigil neil oli sama lugu. Oli aastavahetuse õhtu. Mina, mu abikaasa ja meie 2 last, 13-aastane ja 9-aastane, peatusime motellis. Meil on täna siuke tripieri. Meil on täiega tripieri, jah. Tripieri. Ja plaanisime keskel rõdult ilutulestikku vaadata. Olime linna südames ja seda pidi olema ümberringi igas suunas näha. Aga selleni oli veel tunde ja tunde aega. Päike oli just loojunud ja taevas oli kergelt lillakas. Valmistasin õhtusööki, väikeseid burgereid ja need pidid umbes 20 minuti pärast valmis saama. Kui katsin lauda, hakkasime kuulma ilutulestiku heli. Kontrollisin telefonist kella. Nii. See on lihtsalt, see on, kuidas ma tunnen ennast neil päevil nagu, et ma vaatan, et okei, mul on 5 tundi aega, et tegeleda nagu selle projektiga ja siis järgmine hetk ma vaatan kella ja see 5 tundi on möödas ja ma olen
kirja pannud võib-olla ühe lõigu. Nii, aga tema siis kontrollis telefonist kella ja kell näitas, et see on natukene 7 läbi. Okei, siis ta lihtsalt kuulis, meil kogu aeg poiskesed lasevad tulestikku ju. Nii, aga paugud jätkusid. Lapsed läksid üha rohkem elevile. Nad jooksidki rõdule vaatama ja kutsusid mind ka. Ütlesin neile, et need on küll toredad, aga päris etendus algab ju alles südaööl. Mõne aja pärast hakkasin ise ka kahtlema, sest paugutamine ei lõppenud. See oli palju intensiivsem, kui oleksin kella 7 kohta oodanud. Tere tulemast Lasnamäele, ma ütlen selle peale. Läksin rõdule ja nägin värvilaenguid üle terve taeva laiali lendamas. Olin vaimustuses. Kui see oli alles kell 7, siis milline näeb kõik välja keskööl? Siis kontrollisin oma telefoni uuesti. Nüüd näitas kell 00.15. Ma tahan teada, mis neist hamburgeritest sai, kui kõrbenud need olid. Ma ei oskagi öelda, mida ma pärast seda tegin. Alguses olid lapsed pettunud ja mina nendega koos. Me olime kõik väga segaduses, aga mida rohkem me sellele mõtlesime, seda kummalisem see kõik tundus. Me olime kõik näinud päikest loojumas, täpselt tund varem. Olin alustanud õhtusöögi tegemist, kui oli veel valge ja toit oli endiselt kuum ja peaaegu valmis. Vastus su küsimusena. Olin kontrollinud aega ja arvestanud, kui kaua veel keskööni. Ehk siis, kuidas sai kell minna 7 keskööni mõne minutiga. Ja samas burgerid on korras, see on kõige tähtsam. Burgeritega on fine. See on hea, see on hea. Me oleme süüa veel midagi, see on siuke mure mul. Siis ta kirjutab veel, et tahaks süüdistada telefoni, et äkki läks kell segaseks, aga see ei selgita seda, et kesköö saabus vahetult pärast päikeseloojangut, et nad ei ela kuskil polaarjoone lähedal seal, on ju. Ja tema abikaasa siis töötab öösiti ja abikaasa oli öelnud, siin on quote, aeg tundus lihtsalt kuidagi imelik. Ja ta ei teinud sellest nagu mingit numbrit. Ja poeg oli sillas sellepärast, et ajarännakud on tema lemmikteema. Aga kirjutaja siis koos tütrega mõtlevad sellele siiani aastaid hiljem, et mis kurat see oli. Ja tütar siis mainib seda tihti oma emale just nendel päevadel, kui ema kõvasti köögis süüa teeb. Sest et kurat teab, mis kell siis on, kui toit valmis hakkab saama. See on küll hea asi, millega röstida. On jumal nunnu tegelikult nagu. Ja, täiega nunnu. Aga nagu näha, siis ka meil on toimunud ajanihe. Meie saade, mis tavaliselt 40 minutit on täna natukene lühem. Umbes pooletunnine. Aga sellest ei ole midagi, sellepärast, et te saate boonusosa kuulata edasi Patreonis ja õige pea peaks olema võimalik ka YouTube'is meie membership programmiga liituda ja sinna me hakkame panema ka boonusosasid ülesse, nii et hoidke silma peal meie YouTube'i kanalil, sest et näiteks me saime kirja ühelt kuulajalt, kes ütles, et Patreonis teatud ju riikides ei ole võimalik Patreoniga liituda. Või kui ta näiteks ei soovi Patreoniga liituda ja sest et seal YouTube'is ja Patreonis hakkavad olema teatud erinevused, mis tähendavad ka erinevusi hindades. Nii et mis me seal pakume ja nii edasi, aga sellest räägime siis rohkem siis, kui me ise ka rohkem teame, sest et meie jaoks oli see väga uus ja üllatav võimalus, et me üldse saame midagi sellist pakkuda, nii et suur aitäh teile, et olete nii palju tulnud ja meid jälginud ja nii palju meid kuulanud, sest vist see sõltus kuidagi ka kuulatud minutite arvust või ühesõnaga. Aitäh teile, et te siin olete. Ja ärge siis unustage like, subscribe ka teha, see on väike liigutus, mis annab meile palju. Kui veel keegi su sõpradest või lähedastest ei tea Kikimooridest midagi, siis tee neile jõulukingitus ja tutvusta meid. Ja siis äkki saate koos kõhedaid lugusid omavahel jagada. Aga me liigume siit valitud seltskonnaga Patreoni. Sa tahtsid öelda veel midagi? Jaa, ma tahtsin seda öelda, et mõtle, kui lahe oleks jõuluõhtul panna taustaks mängima mõni see kuulaja jõuluepisood. See oleks jumala chill. Ja veel teisi jõuludele pühendatud erisvaateid ka minevikus, nii külmavärinates kui kikides, nii et jah, aga okei, teeme siis praegu siit Tšauk Pauka ja me veel kohtume sellel aastal 2 korda.
ja muidugi te võite meile alati ka kirjutada, mis oli teie selle aasta tondijahi lemmikosa või lemmiktõend, mis me leidsime või siis ka tõend jutumärkides, kui te olete skeptik või te võite alati proovida ka ümber lükata, me võtame selle ka täiesti nagu vastu, sest et meie ju ka ei tea, mis see kõik on, mis toimub. Et see on lihtsalt huvitav asi meie jaoks. Aga seniks siis ma loodan, et teil käivad päkapikud ja ootame jõule, ootame, et hullumäe läbi saaks ja seniks püsige kõhedad.